Traditsiooniks nüüd viimastel päevadel on saanud, et lisaks tenniselahingute ülekannetele me võtame ka mitmeid intervjuusid, siin on ka reketikeelestajaid intervjueeritud, mängijaid ja teisi tegelasi. Täna oleme jõudnud kohtunikeni ja meil on rõõm siis tutvustada meie vestluskaaslast Aleksander Jürgens, kes on ühtlasi ka Eesti Tenniseliidu juures treenerite ja kohtunike toimkonna juht. Küsikski sult esimese küsimuse, et millega see toimkond tegeleb? Enamasti tegeleme treenerite ja kohtunike koolitamisega ja andame siis õppekavasid ja püüame Eesti treenereid ja kohtunikke paremale tasemele viia. No see on väga tähtis tegevus, et aga palju meil praegu siis, umbkaudugi, palju meil siis neid treenereid on, kes on litsenseeritud? Litsenseeritud treenereid on meil umbkaudu 143 hetkeseisuga. Minu viimased andmed, mida ma mäletan, see on jõudselt lisandunud. Iga aasta ikkagi tuleb üks 15-20 uut treenerit on viimastel aastatel juurde tulnud, et nüüd on võib-olla see natukene aeglustunud, aga treenerid üsna aktiivselt siis tõstavad oma kvalifikatsiooni taset. Kuidas olukord kohtunikega on? Kohtunikega on olukord sarnane, et viimastel aastatel on siin tulnud päris mitu rahvusvahelise kategooria kohtunikku ja ka ütleme, Eesti tasemel turniiridel on aktiivseid kohtunikke, kes käivad ja loevad Eesti meistrivõistlustel mänge. Seda on ka tore kuulda. Endal on tekkinud selline mõte ja kuulnud teistelt inimestelt, kui palju lihtsam on olla kohtunik näiteks sellele inimese, kes on ise olnud mängija või siis ka võistlussportlane, et tõenäoliselt on lihtsam kohtunikupukis olla, sest ma tean, et ka Eesti kohtunike seas on neid inimesi, kes ise tennist ei mängi. Eks ta lihtsam natukene on, et tunnetad seda palli lendu paremini, tunnetad võib-olla mingisuguseid situatsioone väljakul, kus oleks vaja võib-olla mängija maha rahustada ja et asi kontrolli all püsiks. Aga igaüks võib seda õppida, et ei ole välistatud ka ilma tennise taustata inimene saab väga hästi hakkama. Me teame, et maailma tasemel on ka päris mitu kohtunikku, kes on väga nii-öelda kõrgele ja kaugele jõudnud, samas ise tennist ei ole mänginud ja võib-olla ma ei tea, kas nad võib-olla siis hiljem on hakanud mängima, aga kogu aeg väljaku juures olles siis kas mõnel võib tahtminigi ära kaduda, kes teab. Aga huvitab võib-olla ka see moment, et selge see, et võib-olla enamus inimesi, kes ka Delfi TVs jälgib neid mänge, on tennisega kokku puutunud, aga on ka mõningas inimesi, kes võib-olla teatud reeglite nüansse ei tea. Paar sellist küsimust, et on ka minult küsitud, et palju on poolte vahetusel see aeg, mis mängijatel on ette nähtud, siis teatud erinevus on ka siis, kui sett saab läbi, et siis on see puhk ja paus on natuke pikem. Jah, kahe või poolte vahetuse ajal on aega mängijatel siis sellest hetkest, kui eelmise geimi viimane punkt lõpeb, kuni selle hetkeni, kui peab palli mängu panema järgmises geimis, on siis 90 sekundit. Et 60 sekundi möödudes ütleb siis pukikohtunik tavaliselt pukist aeg või time. Et oleks piisavalt aega. Et oleks üks 30 sekundit veel ettevalmistusaega. Ja seti vahel on seda aega 120 sekundit, juhul kui siis mängija WC-sse ei lahku. Okei, aga kui ta WC-sse lahkub, siis on nii kaua, kui tal läheb selle aega, eks on ju. Kas see lisatakse või siin ei ole otseselt piiranguid? Otseselt piiranguid ei ole, et reeglid ütlevad mõistlik aeg, et kunagi aastaid tagasi oli see aeg 5 minutit, aga kuna WC-de võrgustik on erinev väljakuti, siis nüüd on see muudetud mõistlikuks ajaks, ehk siis olenevalt kaua läheb. Arusaadav, et olukorrad on ju ka erinevad. Siis ma tean seda, et viimastel aastatel on rangemaks muutunud või konkreetsemaks isegi ja neid võimalusi on tegelikult vähendatud, et mõnes mõttes võib-olla ka mängijate kahjuks arstlikud pausid. Et täna näiteks Vladimir Ivanovile osutati meditsiinilist abi, et mis on seal ajalised raamid ja võib-olla lühidalt üldse selliseid olukordi natuke selgitada? Ajalised raamid on sellised, et ootame siis ära, kuni arst on kohal,
See ei lähe arvesse? See ei lähe arvesse, jah. Et arst tuleb kohale, vaatab mänge üle, see hetk, kui arst hakkab konkreetset vigastust ravima, sellest hetkest on neil aega 3 minutit. Seda aega võib küll peakohtunik pikendada juhul, kui on näiteks mängijat vaja viia riietusruumi ja tegeleda temaga seal, on siis mingisugune võib-olla selline piirkond, mida päris väljakul ravida ei saa, või siis kui läheb kohtunikul aega teipimist, läheb natuke kauem, et siis peakohtunik võib seda aega pikendada, aga üldiselt mõistlikkuse piiridest. Jah, üldiselt juhtub seda harva, et tavaliselt ikkagi mahutakse sinna 3 minuti sisse ära. Ja seda saab võtta mängu jooksul 1 kord ainult? 1 kord iga vigastuse kohta. Kui on erinev vigastus, siis saab? Jah, et ütleme, seesama näide, kui Ivanovil juhtus täna midagi põlvega, siis selle sama põlvega, kui ta just seda ei vigasta uuesti mängu jooksul, vaid seda sama vigastust ta enam ravida, siis pausi selle kohta võtta ei saa. Vanasti vist oli, vanasti on võib-olla liiga karmilt öeldud, oli ka krampide puhul võimalus võtta pausi, nüüd seda enam pole? Krampide reeglid muudeti siin 1, 2 või 3 aastat tagasi alles, et nüüd krampidega meditsiinilist pausi võtta ei saa, küll saab arst ravida krampe poolte vahetuse ajal. Sellega on tegelikult selline huvitav reegel, et mängijal on võimalus, juhul kui ta ei suuda jätkata mängu ja poolte vahetust ei ole veel tulemas, siis tal on võimalus loovutada punktid või geimid kuni järgmise poolte vahetuseni ja siis saab arst talle koheselt ka abi asutada. Selge, arusaadav. Siis on veel selline küsimus, et arastusturniiridel ja võib-olla vähem tähtsamatel turniiridel väga sageli mängitakse punkt ümber, nii-öelda 2 uut palli. Aga tipptasemel me näeme, et seda juhtub üliharva, et võib-olla siis paar juhust, et millal ikkagi selline olukord on, kus pukikohtunik ütleb, et nüüd mängitakse punkt ümber? Arastusturniiridel juhtub seda tavaliselt siis, kui ei ole kindel, kas pall on sees või väljas. Väga tihti juhtub seda. Seda olukorda siin nendel turniiridel juhtuda ei saa, pukikohtunik peab otsustama, kas see pall oli siis sees või väljas. Ümber mängitakse punkt siis, kui juhtub midagi erakordset, näiteks mingisugune võõrkeha lendab väljakule, on see siis pall kõrvalt väljakult või ka liiga hoogu sattunud mängija reket või mõni loom või lind jookseb väljakule. Väga hea. Ma nii-öelda natuke humoorikat momenti tuua juurde, räägin ühest juhusest, mis ma nägin Bangkokis turniiril, kus mängis ka Eesti mängija Danil Proskura. Siis seal oli selline juhus, et joonekohtunik oli ja tal helises mobiiltelefon, ta võttis telefoni taskust välja ja lahkus, nii-öelda punkt käis veel ja läks telefoniga rääkima, et ma arvan, et Eestis selliseid olukordi, kui ka joonekohtunik ei saa tekkida. Õnneks ei ole siiamaani veel päris sellist olukorda tekkinud, et joonekohtunikud on meil siis järelikult natuke teadlikumad. Et ma lihtsalt sulle ka ütleme, et hea selline juhus, mille ma tõesti isiklikult tunnistan. Ja viimane küsimus oleks selline, et ega see pukikohtunik olla ei ole, ma ei räägi peakohtunikust, kus on väga palju neid ülesandeid täita, aga pukikohtunik olla ei ole sugugi lihtne, päris väsitav, ka siin kommenteerimine on, ma arvan, selle kõrval palju lihtsam, et pukikohtunik peab hästi tähelepanelik olema, et kui suur see, ma ei tea, kas see nüüd reeglitega paika pandud just on, aga kui suur ikkagi see koormus võib olla kohtunikul päeva peale turniiridel? Mida tugevama tasemega turniir on, seda vähem seda koormust on, et kui me vaatame siin suure slam'i turniire, siis seal kohtunikud üle 1 mängu üldiselt ikkagi ei loe. Nõrgematel turniiridel üldjuhul on neid mänge 2, vahest ka 3 ja on väga harvad juhtumid, kui on ka 4 loetud. Aga eks isiklikust kogemusest võin öelda, et 4. mängu lõpuks enam seda palli väga hästi ei näe. Suur tänu sulle, Aleksander Jürgensile, selliste väga põhjalike vastuste eest. Saime palju uut teada ja täname sind.